Tere kallid Kindelmehe vaatajad ja kuulajad. On aasta 2025 ja meie jätkame oma 3. hooajaga. Mina Ormet Tõnismaa. Ja ma olen tänaseks saatesse kutsunud ühe väga inspireeriva naise. Naise, kes ärkas ühel hommikul ülesse kella 5 ja pidi minema puukuuri tooma puid, kuna ta mees oli ära töölähetusel. Ta ärkas ülesse, võttis beebi oma ühte kätte ja teise kätte võttis puukorvi ja kõndis palja jalu külma lume peal puukuuri, mõeldes mõtteid, et miks tema. Samal ajal hoides last käest ta ladus selle puukorvi täis ja kõndis palja jalu tagasi maja poole. Ja sel hetkel kõndides maja poole palja jalgade all krõbisev lumi ja just tõusev päike oli ta täielikult kohal, vaadates seda tõusvat päikest, tundes seda lund, külma lund, kardat lund oma jalgade all. Ühes käes naisterahval puukorv ja teises tema armas beebi. Ta vaatas seda päikest ja oli ülitänulik sellele, mis ta näeb. Oli tänulik, et ta eksisteerib ja sai aru, et ta ei vahetaks mitte midagi selle hetke peale. Daamid ja härrad, mul on au teile tutvustada oma mentorit, oma coachi, inimest, kes on mul terve elu olemas olnud, Mona Mengel, ja mul on au, et ta oli nõus tulema saatesse. Ta on minu jaoks väga suure tähendusega ja jagame tänases saates huvitavaid mõtteid, räägime Monast ja tõmbame selle aasta 2025 käima. Nii et tulge kuulama ja vaatama. Tere, Mona! Tere! Mona on olnud minu elus sellest ajast saadik, kui me oleme olnud väiksed. Oleme koos palvetanud, oleme koos olnud pühapäeva koolis. Nii raskustes kui kergustes on olnud isegi elus väikene selline paus, kus me ei ole suhelnud, aga alati on elu meid kokku viinud. Mona on 4 lapse ema. Täna on ta mentor, coach, terapeut, ettevõtja ja abikaasa. Kuidas sa iseennast, Mona, tutvustaksid? Üldiselt sa võtsid väga ilusti kokku. Tänan sind. Ma arvan ka, et need kategooriad, mis käivad pere ümber, on hästi olulised mulle. Ehk siis naiseks olemine, abikaasa oma mehele ja ema lastele. Aga võib-olla sealt süke sügavam hingelähedasem koht mu enda jaoks on see, et ma olen naine, kes armastab elu ja kõike seda avastamist täis ilmaruumi. Tulles selle juurde, et sa oled ema, mitu last sul on? 4. 4 last. Ja sa oled sünnitanud kodus nendest? 3 on kodusünnituses. Räägi mulle, miks sina oled valinud kodusünnituse? Võib-olla see saab alguse sellest, et kui naine jääb juba last ootama, siis kogu see teekond minu jaoks oli samuti selline küpsemine, kasvamine ja ühenduse loomine juba selle hingega, keda kõhus kannan. Ja see tuleb hästi sellise loomuliku juhatusena minu meelest, et naine ise kasvab selleks kanaliks, selleks väravaks ja kõige sellega tuleb ka info, kuidas seda last ilmale tuua. Ja mulle tundus, et kõige loomulikum valik on kodusünnitus. Mis vahe on kodusünnitusel ja siis olla haiglas koos ämma-emandaga? Ja kas kodusünnitusel on ka keegi abiks? Võib-olla abiks. Meil oli sellel hetkel ainult mu enda mees ja siis olemasolevad lapsed juures. Aga kuna esimene sünnitus oli haiglas, siis mul ikkagi võrdluspilt on. Ma ütleks, et minu haigla kogemus oli suhteliselt ilus. Et see kindlasti olnud põhjus, miks ma ülejäänud kodus sünnitasin. Aga ma juba tegelikult esimese lapsega soovisin väga kodus sünnitada, lihtsalt ei olnud seda julgust. Aga mis vahe on? Sünnitus on selline protsess, kus naine läheb hästi tugevalt kontakti enda sellise algolemusega.
ja see nõuab teatavat kohalolu, atmosfääri ja ütleks, et igasugune sekkumine peaks olema välismaailmast minimaalne. Ja kui kodus selles ruumis või nende seinte vahel, kus sa oma igapäevaelu toimetad, see on hästi tuttav sulle. Et seal juba kehaliselt on selline lõdvestumine palju suurem. Ja kui nüüd haigla seinad, ruum, ka personal on tegelikult uus. Sul võib sattuda täiesti võõras inimene sünnituse juurde. Et võib-olla see selline läbiv joon ongi see, et kui lihtne on sellel naisel jääda keskmesse, tunda ennast turvaliselt. Et see nagu väga palju mõjutab sellest, kuidas ta avaneb sellesse sünniprotsessi ise. Aga kuidas sa tunned ennast turvalisena, kui sul ei ole ühtegi professionaali ümber? Ja ma saan aru, sa ütlesid, sul oli mees ja lapsed, aga kedagi sellist meditsiinilist, kes on läbi teinud inimest sul kõrval ei ole. Kuidas sa üldse ennast usaldad seal või kus selle kontakti iseendas leiad, et ma teen selle nüüd läbi ja ma saan sellega hakkama? Kas sul ei olnud ühtegi hirmu? No, väga hea küsimus. Muidugi oli, mul olid tohutult hirmud. Et see on kindlasti põhjus, miks ma esimest last ei sünnitanud kodus. Aga see on samamoodi kasvamine sellesse emadusse. On see sünniprotsessi ka kõik see eeltöö, mis tuleks teha tegelikult igal naisel. Et isegi kui on haiglasse sünnitusele minek, siis ka seal tuleks tegelikult teha eeltöö kõigi nende hirmudega, mida me enda kehas kanname, sest kogu see keha on seal sünnituse juures ja kõik, mis meie kehas on, see mängib rolli sünnituse juures. Et ma ise tegingi seda tööd, et okei, mis mu hirmud on? Mida ma tahaksin sünnituse kohta teada, mida ma praegu ei tea, mis mul kahtlused tekitab. Et ma tegin enda jaoks hästi selgeks lihtsalt, mida tähendab sünnitus, mis protsessid seal on, mis faasid seal on, mis kui palju aega kestab, isegi sinnamaani välja, et ma mõtlesin, et puutusin mikrit. Et ma avastasin näiteks, et minu väga suur hirm on see, et äkki ma kaotan nii palju verd ja ma ei saa aru, et sünnitus läheb väga viltu. Siis ma tegin enda lihtsalt selgeks faktiliselt, et mis kogus verd on okei kaotada. Et see oli üks asi, siuke hea näide, et kui ma lähen oma hirmule vastu, et proovin aru saada, et okei, mis selle taga siis on ja leida sellele sellised vastused, siis ta ei jää hirmuks, teadmatuseks mu kehas. Sa praegu peegeldad seda juttu, et sa tegid enda selgeks, kui palju sa võid verd kaotada. Kui sa oled seal valudes, hingamises, sünnitamisel, kus kohas sul on see ratsionaalne mõtlemine? Nüüd ma tean, et jälgida, palju ma verd olen kaotanud. Kuidas see kombinatsioon kokku tuleb? Vot see ongi kombinatsioon. Selles mõttes eeltöö ma teen ära selleks, et mul sünnihetkel ratsionaalne meel ei sekkuks. Et temal on nii-öelda need võimalikud vastused juba antud. Sest sünnituse hetkel, vähemalt mina kogesin, kõigi 4 sünnitusega, on naine kõige puhtamal kujul avatud oma intuitsioonile. Et ei ole nagu ühtegi hetke elus, kus ta saaks sellise ligipääsu oma intuitsioonile nagu sünnituse hetkel. Ja nüüd ongi see koht, et hästi oluline on, et ta saab sellele keskenduda, usaldada seda, et kui väliselt keegi ütleb, nagu mullegi öeldi, et sünnitegevus on peatunud, me peame aktiveerima, et siis seal selle koha peal ma usaldan ja tajun ära, et minu intuitsioon ütleb, et kõik on hästi, me ei tee hetkel midagi, ma jätkan omas tempos. Et selles sünnitegevuse ajal avaneb, ma ütleks, naise kehaga koos ka selline mingi ruum, selline vaimne ruum, kus on tegelikult see protsess väga ilusti kantud. Kui ta ainult avab ennast sellele, usaldab ja laseb sellel kehal toimida selle sisetunde järgi. Sa väga ilusti, mulle meeldib, kuidas sa seda kirjeldad, seda sünnitamist. Täiega kõnetab see koht, et sa ütlesid, et sünnitushetkel naine saab kõige rohkem kontakti oma intuitsiooniga. Räägi mulle, et kas sa saad seda sama sünnitushetke, sünnitusprotsessi, kas sa saad selle kaasa võtta oma teistesse elu aspektidesse ja kasutada seda? Näiteks ma toon sulle näite, et ma käin talisupplemas ja
Käin saunas, avatud saunas, kus siis ka on naisterahvad ja ma vaatan, et naised kardavad minna vette või lähevad 5 sekundiks või heal juhul 10 sekundiks. Mitte kõik, ma lihtsalt toon mõne näite, on ju. Ja kui ma mõtlen, et naine on sünnitanud, siis peale sünnitamist ma ei saa aru, mida ta veel peaks kartma või mis veel võiks olla jube või hirmutav, sest et sünnitamine, kui sa sellest oled läbi tulnud naisena, siis kõik muu peaks olema minu arust ju piece of cake. Räägi, kui sa praegu jagasid seda kohta, et sünnitamise hetkel saab naine oma intuitsiooniga kõige rohkem kontakti. Sa võid selle ruumi, selle vaimuruumi või kus see kõik toimus, võid selle kaasa võtta, integreerida oma igapäevaste raskustesse, oma ärisse, oma pere kooshoidmisesse ja kas sa saad sealt aktiveerida selle intuitsiooni, mis elus aitab sul ka muudest kohtadest läbi tulla ja edasi minna? Absoluutselt. Isegi ma ütleks, et talisuplus on hea näide, miks mitte ennast ette valmistada selleks, et mis sünnitusel võid kogeda. Et seesama, et on küll ebamugav, on küll külm ja mulle üldse külm ei meeldi, aga ma tean, et see mu kehal on hea. Ma sünnitusel tean, et see on hea, et mu laps sünnib. Et siis neid paralleele, et meie enda sellist närvisüsteemi harjutada, et kõik, mis on ebamugav, ei tähenda halba. Et selline ettevalmistuse küsimus ikkagi, et loomulikult seda intuitsiooni igapäevaselt sellisesse usaldusse ja sellesse kontakti minna on tunduvalt lihtsam, kui mu elus on neid kogemusi olnud rohkem kui 4 sünnitust. Et ma ütleks pigem, et see sünnitus ei määra ära seda, kas ma seda kogen, aga see annab võimaluse saada nagu väga võimas kogemus sellest intuitsioonist ja sellest usaldusest, et kõik tõesti on kantud ka mingi kõrgema jõu poolt, mitte lihtsalt meie 2 käe või 4 käe tegu. Ja ka igapäeva väiksemate asjade, nagu ka iga väiksemad asjad, mis ma igapäevast teen. Need on samamoodi kohad, kus ma saan sellesse ühendusse minna. Me oleme paar korda sinuga puudutanud sõna intuitsioon ja kontakt iseendaga. Kuidas sina igapäevases 4 lapse kasvatamises, ettevõtte juhtimises, sa käid veel koolis õppimas, oled abikaasa, kuidas sina leiad oma iseendaga kontakti? Võib-olla kõige lihtsam on märgata see hetk, kui me kaotame kontakti. See, kui ma ärritun laste peale või mehe peale või olen kuhjanud endal liiga palju asju ja ma saan aru, et ma olen stressis. Siis on hea aeg märgata, et ma ei ole kontaktis endaga. Aga nendel samadel hetkedel, kui me märkame, see on otse kui uks, kus me saame võtta pausi, hingata, märgata seda last, kes võib-olla kuidagi käitub selliselt, nagu sa ei tahaks ja sind ärritab. Et siis sa võtadki selle aja ja sa lihtsalt jälgid, sa märkad ja hingad seni, kui sa saad aru, et kõik on hästi. Sa oled otsustanud mingis eluetapis oma lapsi koolitada kodus. Olla õpetaja. Järgmine amet tuli sulle juurde. Koduõpetaja oma lastele. Kus selline otsus? Samamoodi, kus tuli otsus, et ma kodu sünnitan. Et ma väga tugevalt kogesin, kuidas sellega, et meile antakse laps, antakse tegelikult väga palju teadmisi ja juhatus selle kohta, mida see laps soovib kogeda. Ja mis on just selle individuaalse hinge tee. Ja kõige suurem asi ongi lihtsalt võib-olla ise ennast ületada sellest, sest on väga hirmutav on teha kuidagi teistpidi või mis pole peavoolumeedias suurt heakskiitu võib-olla veel saanud, et pigem lihtsalt oligi see usaldus, et see on see, mida mu laps praegu vajab ja kõik muud tükid langevad ise paika, mis ka juhtus. Kuidas täna naisena tänases ühiskonnas on kasvatada 4 last, on olla õpetaja kodus, ise võtta veel õpinguid iseendale, õppida terapeudiks, siis sa praegu õpid? Praegu ma õpin Aasia uuringutes Lähis-Ida kultuuri, ütleme siis kultuuri ja keelt. Olla õpetaja, olla õpilane, olla terapeut, olla abikaasa, ema. Kuidas selles kõiges nagu hakkama saada igapäevas ja kus sinu ressurss tuleb üldse, et selle kõigega nagu õnnelikult vastu minna? Et see õige lõpp oli õige, kus see ressurss tuleb, sest meil kõigil on sama palju minuteid päevas. Aga just see, et
kust see ressurss tuleb ja see on töö iseendaga, lihtsalt meeletu töö iseendaga ja mis mõttes siis töö iseendaga. Kõik see, kus mul on ebamugav või kus ma ei tahaks teha, kus ma tahaks valida midagi lihtsamat või lihtsalt tahaks alla anda nendel rasketel päevadel. Töö iseendaga ja see inspiratsioon, miks ma seda teen, mind väga motiveeribki mingi kõrgem selline, ütleme, kutsumus või kirg, miks ma seda kõike teen. Et see ei ole lihtsalt, et ma tahan hea ema oma lastel olla ja tahaks haridust ja tahaks inimesi aidata, vaid see, mis jälje ma siia jätan endast, kui ma siit ruumist lahkun. Mis on sind kujundanud selliseks naiseks, kes sa oled? Millisest perest sa ise tuled? Minu perel on kindlasti olnud väga suur roll selles, kes ma täna olen. Eelkõige on mõjutanud kindlasti mu vanemate julgus elada teistmoodi. Et sellised esimesed eluaastad ma elasin täiesti sügaval paksus metsas Haanjas ja see jätab jälje, see ühendus loodusega, et see kuidagi tekitab mingi teistsuguse elususe ja suhteeluga. Ja samamoodi ka see, kuidas mu vanemad andsid mulle vabaduse ja usaldasid minus olevat, ütleme, ma tol hetkel võib-olla ei osanud isegi ütelda, et minus olevat tarkust, vaid seda, et nemad usaldasid, et lapses endas on ka mingi tarkus ja teadmine, kuhu ta peab liikuma. Isegi ma mäletan, et nad ütlesid mulle, et olin keskkoolis ja ma tahtsin lihtsalt metsa jalutama minna, ma ei tahtnud kooli minna. Ja ma ütlesin emale, et kuule, ma tahaks täna minna metsa jalutama, ma ei taha minna kooli. Ja siis ta ütles mulle, et mitte ka kohe, et mine siis on, mitte kergekäeliselt, vaid ta mõtles, ta vaatas ja ütles, et aga mine siis, mine jaluta metsas. Ja sellised väikesed impulsid minu jaoks nüüd tagantjärgi vaadatuna tähendasid seda, et ma võin ennast usaldada, et minul on ka mingi nagu arvamus, mis on oluline, minus on ka teadmine, mis on väärt või ka selline, et need otsused, mis ma teen, on olulised. Kes või mis on sind täna naiseks sirgumisel ja kujunemisel kõige rohkem mõjutanud? Ma arvan, et see ongi mu ema, mu pere, loodus ja see selline elusse usk, mis mu peres on väga tugevalt olnud. Usk, et miskit kõrgemat on siin kui ainult meie ja sellel on oma plaan. Kuidas sa tunned, et see tee sinna iseendaga tegelemisse on sul läinud ja kus sa täna oled? Ma leian, et ma olen näiteks selles saates päris palju andnud hinnanguid spirituaalsetele sektidele ja võib-olla mingitele kindlatele kohtadele, kus siis inimesed käivad kas siis tantsimas, laulmas või mingeid retriite tegemas või mingeid seenetrippe ja nii edasi. Ja ma täna tunnen, et ma olen andnud hinnangu. Ma arvan, et sina oled üldse mu elus kõige rohkem õpetanud hinnangute vaba elu. Ma olen hakanud vaatama rohkem spirituaalset elu ja usuelu rohkem kui koordinatsiooni, kui laps õpib kõndima ja ta kukub, siis sa ei anna talle ju hinnangut, vaid sa elad kaasa, et ta tõuseks uuesti püsti ja üritaks uuesti. Siis selle spirituaalse elu koordinatsiooniga ka, kui sa tuled veel programmidest elust või sellisest klassikalisest perest ja sa leiad selle spirituaalse elu endale, siis see, et sa seal, see spirituaalne koordinatsioon ei ole sul kohe paigas, et sa ütleme siis niimoodi põrkad äärmusest äärmusse, siis ma tahaksin võib-olla isegi vabandada nende inimeste ees, kes on võib-olla tundnud ennast puudutatuna, et kui ma olen siin trummipõristajaid või Adilas või kusagil kedagi välja toonud, siis igal ühel on oma koordinatsioon ja igaüks jõuab sinna oma keskmesse ja oma kohta proovides ja katsetades erinevaid ka siis meetodeid või elustiile ja uske. Kuidas sina oled selle kujunemisel, mis kohtades sa oled läbi käinud ja mis sind on aitanud hoida sul ennast nagu keskmes ja kus sa tead, et sa täna just oled selles õiges kohas? Kallid Kindel Mehe kuulajad ja vaatajad, võtan korraks teie tähelepanu siit, et tänada meie 3. hooaja suurtoetajad Kontamod. Kontamo.ee toob teieni Kindel Mehe 3. hooaja osad. Minnes kontamo.ee lehele
ja kasutades Kindelmes10 sooduskoodi saate te kõik tooted -10%. Olles täna ise kasutanud Contamo RNA magneesiumit 10 kuud, võin öelda, et see on olnud minu jaoks elu muutev. Refluks on kadunud, nahk on parem, silmanägemine. Üldjuhul mina Ormet ei usu toodetesse ja toidulisandatesse. Contamo.ee on tõesti muutnud minu elu ja ma panen siia oma nime taha ja soovitan kindlasti kõikidel meie kuulajatel minna ja kaema, mis Contamo.ee oma pikojoonilisel uuelaadsel imendumissüsteemil pakub. Suur aitäh, Contamo! See on suur küsimus. Ma võib-olla alustaks sellest, et kui rääkides sellest hinnangute andmisest ja igal inimesel on oma tee, siis ühelt poolt lapsed, aga ka väga palju sina õpetasid mulle ühte väga olulist asja. Ütleme siis meie suhe. Ja see on see, et kui sa tõid selle lapse näite, kes õpib kõndima, miks me ei pane talle hinnangut? Siis me teame, et hakkab ühel päeval kõndima. Ehk siis meil on juba see pilt ees, et temast kasvab keegi, kes kõnnib. Sellepärast me ei pane talle hinnangut. Ja sama nagu läbi aastate meie suhe on see, et ma ei pane hinnangut, mis on täna, mis sa ütled või teed täna, vaid see, et mis mu sisemine pilt ütleb sinu kohta. Ja ma keskendun sellele. Ja kui selliselt vaadata iga inimest, et ma võib-olla ei tea jah, kelleks ta saab või mis ta teeb, aga ma usun, et igas inimeses on see valguse säde, millele me saame keskenduda. Ja kui me sellele keskendume, siis need teod ja mõtted ei oma tähtsust. Sest see on lihtsalt tema rada väljendamaks lõpuks seda üha tõelisemat olemust. Toon ühe elulise näite, et kui ma olin oma elus kõige madalamas kohas, pankrotis kaotanud kõik inimesed, siis sa sõitsid eraldi teise riiki, Soome minu juurde ja tulid sinna, istusime sadamas pingi peal, vaatasid mu silma ja ütlesid ainult ühe lause, Ormet, ma tean, kes sa oled. Ja sellest piisas. Jah, kohe peale seda kõik ei muutunud, aga see lause kandis mind, et ma tean, kes sa oled. Vaadates teisele inimesele silma, peale seda, kui ta on käitunud valesti, on ta siis petnud, varastanud, öelnud halvasti ja sa ikka näed tema silmas, kes ta päris on, see siiras hing. Või näha seda last, et isegi kui sa vaatad 30-40 aastast meest või naist, siis tegelikult temas on see lapse hing ka ju on ju. Kus kohas sinust tuleb see, et sa suudad nagu läbi selle prisma vaadata? Ma võin ainult oletada, aga mul on juba üsna noorest peast ma ülimalt nautisin lastega koos aja veetmist, laste hoidmist, laste eest hoolitsemist, isegi kui ma ise olin laps veel all. Et see laste jälgimine, see siirus ja puhtus ja siis ma mäletan, et juba teismee alguses ma hakkasin ise mõtestama, et kuna ma olin lapsi nagu nii hoolega jälginud, et millised nad on, kuidas nad oma emotsioone läbi elavad, milline puhtus neis on, siis teismeeas ma hakkasin märkama, et aga täiskasvanud ei ole kõik enam sellised, mis seal vahepeal juhtunud on. Ja see võib-olla sai mu enda selliseks püüdluseks, et ma ei soovi endast seda last kaotada, kellel silmad lähevad särama, kui mingi äge idee tuleb, mille peale võib-olla mõned ütlevad, see on mõttetu ja see ei tööta ja et eelkõige iseendas selline pühendumine, säilitada seda ja jah, kuigi palju ka siis pere on toetanud võib-olla seda ise olemist, mitte nagu nii palju mallidesse või mingitesse väljapoolt survestatud struktuuridesse surumist, et see on hästi oluliselt toetanud. No kus maani saab üldse vaadata teisele silma sisse ja nagu uskuda temasse? Ma olen sulle öelnud ka varem, et mehed, kõik, kes on alla 30 aasta ja teevad vigu, siis nad saavad öelda, et ma olin noor, aga peale 30 aastat nad teevad vigu edasi, siis ma arvan, et see on valik. Et kuskilt maalt sa pead võtma vastutuse, kuhu maani sina näed ja usud inimesse. Ma ei tea, kas sellist küsimust saab üldse esitadagi, aga kui saad mu mõttest aru, kuhu maani sa nagu tõsiselt usud, et see inimene hakkab kõnnima.
ma ei suudaks praegu ühtegi inimest ette kujutada, kellesse ma ei usuks. Et võib-olla mu ümber ei ole selliseid inimesi, aga ma mõtlen selliselt, et kui ma oma paari suhtes tegelikult kogesin selle läbi, kus ma see rahulolematus ja selle inimese, oma partneri siis tohutu hindamine ja kritiseerimine ja millist valu see mulle endale tekitas, et ma selline olin. Kui ma seal ühe olulise õppetunni läbi tegin, siis huvitav vestlus sattus mul just olema oma vanaemaga, kes on ka olnud oma suhtes, minu vanaisaga siis, kes on lahkunud tänaseks, kes oli väga vägivaldne. Tõmbas linna peal ringi, alkoholiprobleemid. No, üks nagu nii-öelda hullemaid kirjeldusi, mis me suhtest tänapäeval mõtleme, mis on nagu täielik põhjendus, miks suhtest ära kõndida. Aga tema ei läinud. Ja siis ma rääkisin taga ja küsisin, et mis sinu jaoks on siis see suhte õnn või kuidas sina siis suhet üldse tõlgendad, et sa jäid tema kõrvale ja kõik see. Ja siis ta ütles mulle, tead Moona, et väga lihtne on hukka mõista. Palju raskem on püüda mõista. Ja mis ma muud siis tegin kodus, pesin nõusi, koristasin ja ma kogu aeg mõtlesin siis selle teema peale ja ma sain aru, et aga ma ise valisin tema ju. Mulle meeldis ka, kuidas ta muusikat mängib, kuidas ta nalja viskab. Nii palju asju oli temas, mis mulle meeldisid. Ja isegi kui ma teadsin, mis küla peal toimub, siis ma sain aru, et mul pidi olema suurem jõud või mina pidin rohkem õppima teda armastama kui tema iseennast. Ja aastaid läks edasi ja siis, kui lapselapsed majja tulid, siis ma ütleks, et mina lapselapsena mitte kunagi ei näinud sellist vanaisat, kes oleks löönud või kuidagi halvasti käitunud vanaemaga. Mina nägin sellist vanaisat, kes oli tohutult soe ja armas ja tema süles tundus nagu maailma kõige turvalisem koht, kus istuda. Ja siis vanaema ütles ka selle peale, et ka kujutad sa ette oma lapsepõlve, kus ei oleks neid jõul olnud, kogu suguvõsa tuli kokku, vanaisa mängis jõuluvana, kus sina ei oleks tundma saanud oma vanaisa. Ja siis mul oli küll nagu selline austus ja selline nagu aukartus tekitav hetk, kus ma sain aru, et vau, selle naise üks valik mõjutas kõikide lastelaste elukogemust, sest nad said teada väga-väga sooja ja toredat vanaisat. Aga kuidas ta siis oli muutunud läbi aastate? See on nagu mõnes mõttes nagu küsimus on ju, et mis seda täpselt meest muutis. Aga vanaema ütles ka, et tead ja aastaid hiljem, kui ta maha rahunes, siis ma ütlen sulle ausalt. Ta pisar silmi laskis mu ette põlvili maha, suudles mu väikest varvast ja ütles, et aitäh, et sa mind minema jäänud, et sa jõudsid mu ära oodata. Ja siis ma olin küll nagu, vau. Selle kohta ma ütleks, et ainult armastusel on siuke jõud. Väga hea story. Eriti kui me võtame, et me elame Eestis praegu sellises ajastus, kus on kohvrid ukse taha ja ma isegi näen, et seal ei ole, et inimene ei valinud iseennast vanema näol või et ta oli ohvris või ohverdas ennast laste pärast, vaid ta valis armastuse. Ta valis ja seal oli see ressurss, oli see armastus. Ja see oli see, mis ta lõpuks koges tegelikult. Stopp. Jooksis korra täiega kokku, ma läksin nii juttu sisse. Tõsiselt siiras lugu su vanaemast. Kui ma ennem küsisin, et kes on su elu mõjutanud, siis naiseks saamisele selleks, kes sa täna oled, siis kindlasti see lugu on kindlasti üks fundamentaalselt, see lihtsalt tuli nii tugevalt läbi. Ma tunnen, et see on tulnud nagu emaliini pidi või nagu see tuleb nagu sugupõlvedest ilma, et me võib-olla kohe seda taipaks. Aga need lood on meis elavad. Ja sama lugu läheb edasi ka tänu sinule, su tütretele. Kui räägime suhetest ja sellisest nagu naise rolli ja ema rolliks olemist, kuidas sa näed täna, mis on naise roll selles täiesti kreisis ühiskonnas, kus inimesed on sellised dopamiini short-term suhete peal, lühisuhete peal. Kohe, kui tüdime ära, lähme laiali, kohe, kui on tülid, raskus, lähme laiali. Või et kui tuleb laps, siis perre, siis see protsent, mis
peale lapse saamist minnakse laiali, on ikka tohutu. Sa oled lõpetanud ka kogemusnõustamise kooli, sa õppisid seal. Mis seda arvu või? Et kelleks õppisid seal? Kogemusnõustajaks. Ja mis teemal? Depressioon, läbipõlemine mu enda elust. Et selle koha pealt täpselt nagu sa ütlesid, kui me lapsed saame, siis elu ei lähe lihtsamaks. See mitmekordistab seda, kes meie oleme. Et see tuleb igapäevaselt käitumistes, nendes väikestes momentides lihtsalt rohkem esile. Sul on 4 last. Sa oled valinud siiamaani olla oma abikaasaga koos, võtta kõik need ülesanded oma ellu, need eesmärgid. Siis kuidas sina oled suutnud olla selles kogu tohuvapohus, jääda naiseks ja jääda kindlaks ühele perele? Ja nüüd on väga oluline koht naised. Läbi pisarate. Nagu see on okei, kui ma nutan, kui mul on emotsioonid, kui ma tunnen, et kõik kasvab üle pea. See on okei, ma nutan ja siis mul on kergem. Ja siis ma leian oma motivatsiooni, miks ma seda teen ja ma teen seda edasi. Ja miks alla ei ole andnud? Alla anda mille nagu eest, armastuse eest. See on see, mille pärast üldse on mõtet midagi teha ju. Et mitte miski minu jaoks ei ole tähtsam ja võib-olla see ongi valikute küsimus. Et kui me räägime lühiajalistest suhetest ja miks suhted lahku lähevad, kui perre lapsed tulevad, elu läheb keerulisemaks. Need visioonid, ootused, mida me nii väga tahaks kogeda, need ei vasta meie reaalsusele. Siis me arvame, et see ei olegi see elu, mida me tahame ja tehakse järgnevad otsused. Aga see võib-olla pole lihtsalt läbi tunnetatud, aga mis elu sa siis tahad? Et mis on see päris sügav koht, kuhu sa tahad jõuda, et see on see, miks ma elan. Sa mainisid ootused ja lootused, et ma tunnen, et me oleme kunagi põrgatanud ka seda, et kui naised ja mehed lähevad suhtesse, siis toome ka see naise poolt näite, et naised võtavad siis omale mingi illusiooni. See mees ei jäta sokke laiali või paneb prill-laua alla või toob lilli ja nii edasi. Me lähme illusiooni sisse, me ei hakka õppima inimest tundma. Me ei anna nagu talle võimalust ennast näidata ja õppida teda siis tundma. Kuidas sa nagu sealt oled läbi tundnud, et mitte illusiooniga, keda ma soovin oma ellu ja siis anda alla, et ta ei olnudki see või see, et ma lähen ja õpin kedagi päriselt tundma ja armastama? No, algab ikkagi sellest, et ma valin armastada, vahet pole mis, sest armastusel ei ole ju tingimusi. Ideaalis on ju. Aga siis ongi, et Ideaalis. No jah, tõlgendatakse armastust väga erinevatel viisidel tänapäeval. Aga just, et ma tegin valiku, valisin armastada, et mis mul siis nüüd ei sobi. See tingimus ja see tingimus ja see tingimus oli täidetud, eks. Et ma ise enda elus kogesin ka, kus mul olid tohutud ootused, mida kõik mees peaks tegema, milline mu elu peaks olema. Kõik need asjad. Ja siis loomulikult, kui need ei saa täidetud või neile ei vastata, siis otse kui see õhuloss kukub kokku. Aga minul oli siuke võib-olla selle teemas just moment, kus ma sain aru, et ma teadsin, et varsti tuleb mees koju. Ma pesin seal nõusi, koristasin ja samal ajal juba mõtlesin, et mida ma kõik talle ütlen, kui ta tuleb ja ma ei ole sellega rahul ja mis võiks veel teha, mis tuleks ära teha, mis on tegemata. Ja võib-olla see lihtsalt sellel hetkel ma korraks peatasin ennast ja märkasin, et appi muuna, mida sa teed? Et sa juba oma peas tood maha või nagu tõmbad maha oma meest. Ja üks asi on nagu muidugi see, et mis ma siis temale põhjustan, aga teine asi oli olulisem, mis motiveeris mind muutma, oli see, et ma ei tahtnud ise siuke naine olla. Ma ei tahtnud olla see naine, kes näägutab, kes kamandab, kes on ema talle. Kõik need asjad, milles ma mingites olukordades vägagi läbi kukkusin. Ja siis seesama, et ma tahan olla teistsugune naine, aga milline siis? Armastav. Aga mida see tähendab? Ja noh, mida see tähendab seda, et sa igas hetkes hoiad seda kõrgemat pilti sellest teisest inimesest. Isegi kui on tüli ja ta ütleb sul väga valusaid asju, siis ju kohe lõpp, aga ma ei ole väärt siukest meest, ma väärin seda.
see on see, et hingad sisse, hingad välja. Mis tegelikult siin on? Mis siin tegelikult on? See inimene, kes mulle neid asju ütleb, see ei ole tegelikult tema. See on kõik see pilt, millega ta on tulnud siia. Kõik see, mis ta lapsepõlves juhtus, need lood, mis me endale räägime. Et ma tean, kes ta tegelikult on. Ja ühes mu tülis oligi selline moment, et ma olin juba õhtusel tulnud väsinud sellest kodustest toimetustest. Mees tuli koju, oli ka pinges ja me läksimegi tülli mingi tühise asja pärast. Tema põhjendab enda väga olulisi argumente ja kuidas tal on ikka õigus ja siis naine ju saab sõna ja siis saab rääkida, kuidas ikka temal on õigus ja siis seda põrgatatakse niimoodi. Ja ma mäletan, kuidas ma lihtsalt väsisin ära sellest, sellel momendil mõtlesin, et appi ma enam ei viitsi nagu kõik nagu milleks, et kas sellist suhet ma tahtsingi kogeda, et see oligi selle pärast, miks ma kõike seda teen, on ju. Täiesti mõttetu. Ja siis ma mõtlesingi, et samal ajal, kui tema muidugi oma põhjendusi tõi, mõtlesin, et tema ei ole ju süüdi selles, kuidas ta praegu seda olukorda näeb. Et me näeme seda erinevalt või et see on ju tema poolne nägemus praegu ja see, kuidas ta praegu asju olukordi näeb, kuidas ta hindab, kuidas ta käitub, mis sõnastust ta kasutab. Kõik tuleb sellest, mis on nii-öelda tema selja taga minevikuna. Ja sellel hetkel oligi kuidagi niimoodi, et selles lõdvestamises ma jäin lihtsalt teda vaatama ja mul tekkis ma ütleks nagu selline sisemine pilt, kus kõik see, mis on tema elus olnud, liikus nagu tema selja taha kanvaseks, kus olid selliseid ilusaid asju ja siis kritseldusi ja koledusi ja raskusi ja siis see, kes ta päriselt oli nagu sellest kanvasest eespool. Ja siis samal ajal vaatan ja mõtlen, jaa, ma tean, kes sa oled. Ma tundsin ära selle õige koha, selle, keda me lapses näeme sündivas beebis. Vaatasin seda kohta tema, siis ma ütlesin, et ma tean, kes sa oled. Ja sind ma armastan ja võin minna läbi tule ja vee sinuga koos. Ja siis sellel hetkel ta järsku nagu oma sellest vaidlusmomendist puhkes naerma. Ma olin niimoodi, et äkki ta nagu märkas, et ma isegi ei jälginud, mis ta räägib, on ju. Ja siis ta ütles täiesti mõttetu. Ja siis oli nagu kuidagi siuke vaikne ja rahunesime seal maha. Ja siis ma küsisin, mis oli. Ja siis ta ütles, et kui ta üritas mulle õigustada ja põhjendada oma seisukohta, et siis see poole lause pealt lihtsalt kadus. Ta unustas sõna pealt ära, mis ta öelda tahtis, mis see mõte oli. Ja siis mina kui sellise inimpotentsiaali avardamise fänn hakkasin nagu ise mõtisklema selle üle, et mul meenus, et oota, kus mina jõudsin sellesse kohta, et ma armastan sind ja vahet pole, kuidas sa käitud, on ju. Kuigi ma seda välja ei ütelnud. Ja ma sellest samal päeval isegi rääkinud, läksin magama ära, aga järgmisel päeval kuidagi jõudis minuni see, et see seisung, kus ma jõudsin, oli hästi oluline. Et see siiras armastuse seisund, kus ma inimese jaoks tema vastas nii-öelda seisin, mitte võitlusena. Ja siis ma hakkasin seda laste peal nagu katsetama, et kui lapsed olid sellised tõrksad või pahurad või jonnakad ja tülis omavahel. Ja ma sain aru, et lastel töötab see veel kiiremini. Et ma võin isegi toa nurgas jälgida 2 last, kes hakkavad tülitsema. Ja see vaibub ära. Ja millele ma siis keskendun? Ma keskendun sellele, et kuidas muidu vanem keskendub sellele, et juba tülitsevad, et ma lähen vahele ja ühte karistan või teine saab karistada. Tekib siuke pinge ja võitlus. Versus millele ma siis hakkasin keskenduma oli see, et ma jälgin neid ja kuigi need emotsioonid tulevad kõik ülesse ja tahaks nagu teha oma mustri järgi, mis tavaliselt, hingan seni, kuni ma suudan meenutada seda pilti, kui ma esimest korda need peale sünnitust sülle võtsin. See nahapuudutus, see siidine, see täielik nagu ülim, sa ei saa kunagi elus kogeda midagi puhtamat. Ja need silmad, kes vaatavad sulle esimest korda otsa ja siis see tunne ja siis sa vaatad seda seal, see on see sama laps, tal on lihtsalt keha suuremaks kasvanud ja ta õpib seda elu, et miks hinnanguid anda või kuidagi karistada teda selle eest. Ja siis sellest kohast moment, kus laps tuleb pahuralt minu juurde ja ütleb, et tema tegi mul haiget või tema on süüdi, ta võttis mu asju. Siis samamoodi ma olen teinud niimoodi, et tekitan selle sama keskendumise ja lihtsalt kallistan neid. Ma ei ütle midagi, sest tõesti vahest on emotsioonid nii ülev, ma ei tea, mida öelda.
siis lihtsalt kallistan ja siis meenutan seda pilti ja see soojus tuleb nagu tagasi. See soojus, see siirus, see lähedus. Ja siis lapsed lähevad niimoodi ära, et kõik on lahendatud. Mitte midagi ei küsi, et nagu kes siis süüdi on või kes karistada saab. Ja see ongi see, et kogemus mulle on andnud, et iga inimene vajab seda ühte, kas seda ühte, kes hoiab temas seda kõrgemat pilti. Ja kõik muu lahtub ajaga. Et see on see paarisuhte ja peres, ma arvan, kõige kontsentreeritumas vormis võimalik saavutada. Sest mitte keegi teine ei aja sind nii närvi kui su enda pere on ju või lähedased. Et seal praktiseerida on ülimalt hea kool. Kui sa oled valinud kedagi armastada, sa valid lõpuni, sa näed seda kõrgemat pilti temast, sa näed seda kõrgemat pilti teie suhtest. Kõige keerulisemates situatsioonides sa valid just selle kõrgema pildi nägemise ja hoidmise. Et väga inspireeriv, kuidas seda kõike jagad. Tulles tagasi tülide juurde, sa oled mulle rääkinud kunagi, et sina oma abikaasaga tülitsed niimoodi, et oled kutsunud ka lapsed pealt kuulama ja ka neil on selle sõna sekka öelda. Räägi sellest. Esiteks, kui noored sul lapsed praegu on? 18, 15, kohe saab 16, siis on 11 ja 7. 2 poissi, 2 tüdrukut. Nii. Ja. Räägi sellest tülitsemisest, kus teie pere võib kõik osa saada. No ma ütleks, et see tülitsemine oli niimoodi, et okei, lapsed, meil on fight, tulge, võtke kohad sisse. Et see on pigem niimoodi, et tekib ju mingi diskussioon, on ju, mis läheb veidi tulisemaks. Ja ei ole ka kunagi nii, et me kutsume, vaid me ei lähe lihtsalt sealt ruumist ära. No, me elame ju lastega koos, on ju, et nad on selle juures olnud. Ja lihtsalt seesama kasvatusviis võib-olla, mida me oleme harrastanud, on toonud selleni, et nad tunnevad, et neil on õigus sõna sekka öelda. Et neil on õigus öelda, kuule ema, et sa pead praegu nüüd kuulama, mis isa ütleb, on ju, et lase temal ka selgitada enda seisukohta. Et nüüd ma täiesti 100% ütlen, et iga kord, kui meil mingi vaidlus on, kus tuleb üks teismelistest juurde, laheneb palju toredamalt. et selline terve suhtumine konflikti. Et see on lihtsalt ju 2 erineva maailmavaate põrkumine, kust on vaja läbi minna. Et mõlemad pooled saaksid paremini mõista teineteist, et selle konflikti teises pooles me mõistame lihtsalt teist inimest paremini. Et sellepärast on nii suur ohukoht paarisuhted, kus välditakse tülisid. Siis ei õpita teineteise kohta teadma nii paljusid asju, et see pigem just lähendab. Ja noh, võib-olla ongi, et meie perekogemusel ma ütleks, et poeg ja tütar, nüüd vanemad poeg ja tütar on väga head inimeste mõistjad tänu sellele, et neil on olnud võimalus avatult kaasa rääkida. Sest see on nagu nende kogemus ka, et ka nendega me arutame selliseid asju nagu sügavuti läbi, et asjade läbi arutamine, rääkimine, enda seest toimuva jagamine, et see on hästi olulisel kohal olnud nagu üldse suhetes. Ja siis nii kui nad näevad, et midagi toimub, siis nad lähevad vaatavad, et okei, vaatame, mis siit tuleb. Selline perekondlik sündmus. Väga lahe meetod. Tahaksin osutada siia laua peale. Siin on meil muinasjutuline korrutusmäng. Korrutustabel selgeks 7 päevaga läbi jutukeste, seoste loomise, mälutehnika ja salakeele. Ja Moona, sina oled selle nüüd oma laste kõrval kasvatamise, kogemusnõustajaks õppimiseks, abikaasaks olemiseks, pluss kõik need, mis ma olen veel loetlenud. Mõelnud sellise mängu välja ja see on väga edukas mäng. Räägi natuke sellest, kus see idee tuli ja kus sa selle aja jälle said ja et see kõik füüsilisel moel välja luua. Ja, no elust enesest ikka. Et selle mängule pani aluse koduõppe kogemus oma siis teise lapsega, pojaga. Ja temaga ma olin olukorras, kus esimesed klassid megalt meeldis, kõik matemaatika, kõik asjad, anke ainult kätte. Et tal meeldis väga avastada. Ja siis mingi hetk, kui tuli korrutustabeli õppimine, siis tal oli niimoodi, et täielik plokk.
kuigi ma mõtlesin nagu ja otsisin igasuguseid huvitavaid meetodeid, kuidas mänguliselt kuidas mänguliseks seda teha, et see ei oleks igav, et see ei oleks sihuke ühekülgne, ei töödanud. Ja võib-olla mind inspireeris see valu, kui ma nägin, et poja jaoks oli matemaatika kohe nagu mõttetu. Et ta ütles ka mulle, et mingis tunnis, kus me seal õppisime, ütles mulle niimoodi, et tead, emme, kui sa hakkad mulle sellest matemaatikast rääkima, siis mul on kohe tunne, et ma tahaks aknast välja vaadata, et mis need linnud teevad. Ja siis ma mõtlesin ka, et midagi ma teen valesti, sest see matemaatika ei ole igav. Et midagi teen mina valesti, et selles metoodikas, kuidas me seda õpetame, on vale. Ja siis ma hakkasin tegelikult välja töötlema sellist, ütleme, meetodit erinevate aastate jooksul, panna seda vahepeal uuesti sahtlisse, mõeldes, et ei, et sellest ikka midagi ei tule. Ja lõpuks enda huvi ka mälutehnikate vastu ja võib-olla rohkem mu abikaasa poolt sihuke mängustatuse taust aitas kombineerida sellise asja, millest sai nii palju rohkemat kui korrutustabeli õppimine. Et see on just loodud selliselt, et kuigi ta õpib korrutustabeli selgeks, siis see, kuidas ta õpib, arendab ta aju selliseid erinevate osade koostööd ja see arendab omakorda juba palju rohkem seda loovat mõtlemist ja sellist innovaatilist mõtlemist, mis ma arvan tänapäeva maailmas väga-väga oluline, et selle eesmärk oli teha, et korrutustabel saaks kiiresti ja toredalt selgeks, aga selle tulemuseks oli nii palju mitmekülgsem. Ühesõnaga, ma saan aru, et sa vaatad kaarti, seal on pildikesed ja tänu sellele sa lihtsalt sellele pildikeste visuaalile sa määratad pärast seda tehet või? Jah, lihtsalt öeldes selliselt, et näiteks 3-aastasele ma võin hakata lihtsalt neid jutukesi õhtujutuks lugema ja tema lihtsalt vaatab pilti ja ütleb, mis tegelased pildil on. Ja hiljem, kui ta juba numbreid teab, siis ta saab teada, need pildid on hoopis mingid numbritegelased ja hiljem, kui ta juba teab võib-olla lugemist, et siis ta saab täiesti lõpuni teha selle mängu ja tegelikult nendest algsetest jutukestest ja piltidest on juba korrutustabel tal selge, et ta lihtsalt veel ei tea seda. Et see on juba temasse salvestatud läbi seoste loomise ja hästi efektiivsete mälutehnikate. Teadustööd on näidanud seda ka, et ma olen tähendanud, et kui me õpime näiteks inglise keelt, siis otse tõlkimine näiteks sai, reed, välja, out ja nii edasi on keerulisem kui see, et sa visuaalselt lähed teise riiki ja sa ei proovi ümber tõlkida, vaid näed neid visuaale ja saad aru, mis need visuaalid tähendavad. Ja sa saad palju paremaks keeleteadlaseks kui see, et sa üritad ümber tõlkida seda oma teatud keelt. Nagu ma aru saan, see on füüsilisel kujul ja nüüd su järgmine eesmärk on see viia või on juba viidud see sulle äppi? Ja äpp on ka välja toodud. Meie esimene eesmärk oli tegelikult see, et ju laps ja lapsevanem saavad koos seda teekonda läbida ja selle mõte oli siis nagu koos aja veetmine. Aga et ei jääks takistuseks vanemate ajapuudus, siis on ka äppi viidud nüüd see mäng ja on võimalik lapsel iseseisvalt läbida seda. Seal äppis, see on nagu platvorm, nagu ma aru saan? Ta on praegu äpp, kus on korrutusmäng, aga üsna pea lisanduvad sinna juba, mis kodulehelt on saadavad, tulevad audiot, mis on teise eesmärgiga, et audiot, kus magaminekuks lapsed saavad häälestada ja ärgates või oma emotsioonidega toimetulekuks erinevate sellised juhendatud harjutused. Et see kasvas ka välja sellest, et nõustamistöös minu juurde ju jõuavad suuremas enamuses emad, paljulapseliste rikaste emad. Ja siis need mured on ikkagi vägagi ühesed, et tahetakse lapsele toeks olla ja anda endast parim, aga see praktikas alati ei õnnestu, sest tahetakse parimat anda oma lastele, aga endal pole ressurssi nagu energeetiliselt kui ka ajaliselt ja siis mõtlesin, et võiks kuidagi toetada seda ema, kellel pole aega ja
oskust võib-olla toetada oma last selles. Ühesõnaga audiobook, kus siis laps saab seda ise kuulata. Ja laps kuulab näiteks magamaminekuks mingit audiot, kus on ka mõnusad muusikat siis ja ka sellised jõustavad jutukesed. Too üks näide, kui lapsel hetkel praegu emotsionaalselt lappab. Millise jutukese sa laseksid tal kuulata? Sul oli mingi jutukese seal kaasas, võiksid selle esitada? Et laps kohtub seal jutukeses tulevaimuga ja siis see tulevaim õpetab tal teatud asju ja laps saab taipamisi viha kohta, mis ta kehas on. Ja siis on üks seik, kus laps küsib selle tulevaimu käest. Aga kas tuli on siis halb ja ohtlik, küsis säde mõistlikult. Üldsegi mitte. Ohtlik on see, mis tuld toidab, mitte tuli ise. Sa võid mõelda seda selliselt, et kui visata tulle või kaminasse mõned puuhalud, siis annavad need sooja ning selliselt on tuli lausa hädavajalik. Aga kui visata tulle midagi plahvatusohtlikku, nagu suur kogus bensiini või õli, siis on tulemuseks ohtlik plahvatus ja ka leegid muutuvad ettearvamatuks. Sama on sinu sees. Kui sinu sisemist tuld toidab viha, siis on see ohtlik sulle endale ja teistele, sest väljendub ootamatult ja tekitab halba tunnet nii sulle kui ka teistele. Aga sama tuld, mis sinus on, saab toita ka inspiratsioon, unistus, mis lööb lõkkele ja tekitab sisemise põlemise. Selline põlemine sinus annab valgust ja heledat soojust nii sulle endale, kuid kiirgab meeldivalt ka väljapoole. Väga hea. Mulle meeldib see sinu lähenemine läbi muinasjuttude või läbi lugude. Ma usun, et lood võivad olla kõige tõstvamad ja siis muidugi madaldavad. Me võime endale hommikul üles ärgata ja mängida LHV müügimeest ja müüa endale kõike negatiivset ja mingit jama on ju. Või siis me valime, et me müüme endale kõige paremaid lugusid, mida me järgime ja siis kasutame ressursina oma päevas ja eesmärkideni jõudmiseni. Et kui võtta kas mingisugune lumivalguse lugu, et sööb seal mürgist õuna ja siis printsid tulevad ja suudlevad, et mis see annab, on ju? Pead magavaid printsesse suudlema. Et see lugu on väga tõstav ja ma näen, et see on väga õilas eesmärk ja selle lugu, mis sa praegu jagasid, sellel on nii suur nagu mõte taga. Kus siit edasi, Moona? Sa oled täna noor naine, 4 lapsega, sa oled ettevõtja. Kus kohast sa saad seda, sa ütlesid armastust, aga kus kohast sa saad seda energiat ja ressurssi veel, et siit edasi minna ja sky is the limit, aga kus on sinu eesmärk jõuda siin elus? Ma ei ole mõelnud selliselt, kuhu ma jõuda tahan. Nagu mingi sellise kaugema verstaposti mõttes, aga võib-olla pigem, et eesmärk olla kogu aeg selles seisundis, mis mulle nii väga meeldib, et see on seesama, kui ma kirjutan seda lugu ja sellest saab midagi enamat, kui ma alguses arvasin, et sellest tekib mingi inspiratsioon ja selline jõud, mis kannab. Et seesama jõud avaldub siis, kui ma järsku kuulen last midagi rääkimas, mis on minu jaoks selline meeli avardav või meeli ülendav. Et sellised väikesed seigad, mida iga päeva elus märgata ja kogeda, see ongi eesmärk, et seda lihtsalt üha enam kogeda. Mis sinu arvamus on iseenda valimises ja mina number 1 ja siis samal ajal olla teiste teenistuses, et olla ka nagu luua väärtust, olla kellelegi teisele olemas, kellelegi teistele? Ma olen kogenud seda, et kui ma üritan olla ainult teistele hea ja kõigi teiste jaoks olemas olla, et siis minul järgnes sellele läbipõlemine ja depressioon. Ehk siis me saame alustada ikkagi iseendast. Et kui ma endale annan, endaga teen tööd, siis mul on üldse midagi, mida anda teistele. Et kõik see looming on tekkinud sellega, et mul on soov anda teistele, aga see töö, mis ma pean tegema, tuleb nagu iseendast teha ja ka väga suurel määral sellest laiskusest üle saada.
ma teen selle homme, et mul on vägev idee küll, aga kunagi teen. Võib-olla jah, mõtestada selliselt, et mis lugu ma tahan kirjutada endast. Et mis lugu ma siiamaani olen oma elu kirjutanud ja mis edasi ma kirjutan täna, homme. Ja võib-olla ka selliselt, et kes ma tahan seal tegelasena olla, et milline tegelane. Aga mis ma pean tegema täna selleks, et ma tegelaskuju oleks siis võib-olla veel kaastundlikum ja veel rohkem suudaks säilitada oma keset. Ja sellest kohalolust tekivad ise need viljad maailma, mida teised saavad nautida, kui see on midagi väärtuslikku. Sa oled samuti nõustaja, kogemusnõustaja, nagu mainisin. Millised pered või milliste muredega kliendid sinuni jõuavad kõige rohkem? Ma ütleks läbivalt läbipõlenud emad. Et hästi tugev kujund on tublist emast, kes teeb kõik ja kodu on korras ja lapsed on söödetud ja kõik, aga mis ta endale teeb? Et sa võid endale kanda, sa võid endale ka võtta vaba päeva või vaba õhtu ja ütelda, et teate, täna ma ei pese teie pesu, peske ise, on ju. Täna ma ei korista kööki, teie koristate. Sellise tervete piiride kehtestamise mured, ütleme. Kui palju nendes peredes on nagu sellist suhtemuresid, et mees ei ole piisavalt olemas ja mis sa üldse arvad tänapäeva meestest? Ei saa küll üldistada, aga sellist suures pildis, kui palju täna on mehed, isad ja võtavad vastutust oma naise ja pere ja laste ees? Ma pole väga hea inimene, keda seda küsimust küsida, sest ma näen seda optimistlikku poolt. Ma leian, et mehed on väga tublid ja me ei anna neile piisavalt seda kiitust, mida nad väärivad, sest ei ole raske olla täna või ei ole kerge olla tänapäeva ühiskonnas mees. Miks? Miks? No nende õlul on väga palju ootused. Seesama, et naiste maailm üles ehitatud kõigi nende ootustega, mis sa pead ootama oma partnerilt. Ja loomulikult see on vastupidi ka, aga selline tohutu saavutuse kultuur või et see ei ole keegi, kui sa lihtsalt käid tööl ja tood perele süüa koju. Miks? Sa hoolitsed kõige tähtsama nagu koosluse eest siin, perekond. See on juba suur asi. See on juba üli nagu tähtsad tööd teed. Et mulle meeldib see, kuidas sa väljendad seda, et eliidi minust, kui me räägime mingisugusest eliidist, illusioonist või whatever, nende suurim eesmärk on siis lõhestada täna naise ja mehe vahelist suhet, mis on kõige võimsam võim üldse, on naise ja mehe armastus. On armastusliit, on ju. Ja mulle meeldib see, kuidas sa väljendad seda, et mis sul veel vaja on tõestada või saavutada, kui sa hoiad pere koos, toit on laual, katus on pea kohal. Et ja kuidas sellest kõigest siis ikkagi toime tulla? Kuidas valida oma pere ja mitte lasta välistel teguritel mõjutada? No eks iga ühel on ilmselt mingid omad asjad, mis töötavad, aga ma ütleks, mida vähem välist müra sisse süüa, seda lihtsam nagu seespoole pöörata oma pilk. Seal on see, mida sinul on vaja. Mitte lasta öelda väljapoolt, mida sul on vaja. Me tihti otsime vastuseid välisteguritelt, väljaspoolt. Küsime peegeldusi teistelt. Otsime vastuseid podcastidest, raamatustest, aga tegelikult kõik vastused on sul iseendas sees olemas. Ja kuidas ma siis hindan seda, et kuidas mul läheb? Selle järgi, kuidas sa ennast tunned? Kui sa tunned rõõmu, et sa saad täna perega õhtul kodus olla, siis sellel hetkel sul läheb hästi. Just see sama küsimus, et kuidas sul läheb, on ju? Ja siis esimene mõte on ettevõttes läheb normaalselt, konto peal on raha, tervis on hea, aga kuidas sa see küsimus peab olema ikkagi, kuidas sa ennast tunned, on ju? Kui hästi sa ennast tunned? Okei, seal on nüüd see eestikeelne küsimus ka, kui hästi sa ennast tunned, kui hästi ma ennast tunnen isikuna, on ju? Aga nüüd see ka,
see emotsionaalses tasemes ja selles rahulolevast, kas ma tunnen ennast hästi. Sul võib kõik olla väliselt materiaalselt olemas, aga sisemiselt kriibib või on raske ja ei ole seda kergust. Ja see, kui hästi ma siis ennast tunnen, saab alguse sellest, kui hästi ma tunnen ennast, kes ma tegelikult olen, mis ma tegelikult vajan, mis tegelikult minu valikud oleks, kui ma saaksin täiesti ilma välise survet otsustada. Mulle meeldis see ka, et kuidas sa peegeldasid mulle selle ilu valikut täna. Kas me valime ilu läbi programmi prillide või valime ilu see, mis meil tegelikult endal paneb südame helisema? Jah, et kas mehed vaatavad ja otsivad naist selle järgi, mis on neile öeldud, mis on ilus, versus see, mis tegelikult nende sisemine ütleks, mis on nende jaoks ilus, mida nad tegelikult vajaksid. Millist naist, kuidas ta räägib, kuidas ta hoolitseb, kuidas ta kõnnak on. Võib-olla see ei ole kuidagi seotud sellega, millised huuled tal on või millise pikkusega ta juuksed on või ripsmed. Mille järgi sina täna ilu hindad? Selle soojuse järgi, mis inimesest õhkub, kui ma temaga räägin või isegi ei räägi, mis on ka pilgust tunda. Mis on sinu jaoks ilus? Mida sa hindad kõige rohkem? Ehe. Kohal. Jah. Siin, nüüd ja praegu. Just. Sa elad suhteliselt paksu metsases. Sa oled valinud omale, sa elad Pärnus. Ja. Pärnu külje all, sa oled valinud metsases elamise. Loodus on, nagu ma aru saan, üks väga tähtsaid tegureid. Ja seal on ka see ilu, mida sa kindlasti otsid. Just. Ma ütlekski, et kui inimesed mõtlevad, et mis ma siis enda jaoks teha saan või mis üritusel ma peaks minema või oli siin juttu igast tantsuüritustest ja kõigest. Kõik need on toredad hüppelavad ja võivad väga kasulikud olla ja omal kohal. Aga kõige lihtsam asi on loodus. Mine veeda iga nädal tund aega looduses. Iga päev kas või korraks jälgi 10 minutit, kas langevat lund või seda, kuidas puuoksad liiguvad või lihtsalt kas või seda tühja avarust, mis iganes aknast avaneb, kui ei ole võimalik välja minna, aga just, et selles looduses on juba endas kõik saladused ja õpetused kirjas, kui me vaid oleks kõrvu ja silmi ja kohalolu märgata. Miks sa arvad, miks me ei vali seda? Ei ole ju täna päevast võtta tund aega palju, nädalas korra minna ja loodusesse? Sellel hetkel, kui tööinimene koju jõuab, ta on nii väsinud, nii lihtne oleks ja mugav ja lihtne ja ka näiliselt see, mida me just vajame, on see, et istuda ja lihtsalt olla. Et see võib-olla see võrdlus nende inimestega, kes käivad ja tegelikult ju teevad, et ei ole, et kõik istuvad kodus ja ei tee midagi. Vahe on ainult selles, et need, kes käivad, neil on see kogemus värskem. Mis tunne on, kui sa tagasi tuled, mis tunne on see ühendus loodusega. Et nad lihtsalt mäletavad seda rohkem. Samamoodi lapsed, kes on üles kasvanud maaelu elades, neil säilib hoopis teine ühendus loodusega versus nendega, kes linnakorterites üles kasvavad. Ma ise näen ühte veel sellist perspektiivi ka, et kui sa lähed loodusesse või leiad selle tunni endale, siis kui sa oled traumakeskkonnas sündinud või kas või linnas või sul on hästi palju distractioneid, siis see tund olla iseendaga võib olla päris väsitav, kui mitte hirmutav. Sest ma pean tegelema ise omaenda emotsioonidega või küsimustega iseendale. Et see, et mul on mingid arved maksta, mul on mure, et mul on igale poole joosta, võib olla kergem kui see, et ma valin kergus iseendaga olla. Miks see nii on? Oskad sa mulle öelda? Ebamugav on vaadata otsa sellele, et ma tegelikult ei ole rahul selle eluga, mis ma olen valinud võib-olla. Või et see elurütm, kuidas ma elan või see, et ma õhtul hilja magama lähen, see tegelikult kehas ei tunne ma ennast hästi. Ja siis ma pean ju muutuma. Aga muutus on nii ebamugav. See nõuab pingutust, see nõuab distsipliini, see nõuab eneseületust. Paljud ütlevad, et mul pole aega teha seda, et ma joon tassike teed hommikul niimoodi, et keegi mind ei sega. Aga ärka tund aega varem.
mis sest, et sa oled väsinud, ärka tund aega varem, sul on terve tund endale aega lugeda rahulikult raamatut või lihtsalt, ma ei tea, kritselda midagi paberile, joo see tassike teed. See tund aega enda jaoks. Ja lõpuks, nii kui keha selle kätte saab, et ma saangi nüüd kogu aeg seda tund aega hommikul või kas või mõned korrad nädalas siis ta hakkab seda küsima. Siis kehas tekib see, et ma tahan veel. Ja on palju lihtsam siis seda enda harjumuseks kujundada. See on jah huvitav, et muutuse kohta, et paljud naised või mehed lähevad suhtesse juba selle taotlusega, et ma muudan selle inimese. Sa ei suuda iseennastki muuta. Sa ei suuda iseennastki muuta. Kuidas sa saad kedagi teist muuta? Et ma olen täiesti nõus suga, muutused on ebamugavused, iseenda sissevaatamine on ebamugav ja hirmutav, aga ainult julged lähevadki sinna ja võtavad selle tee ette ja õpivad iseennast üha enam tundma ja toovad oma ellu ja päeva seda kergust, mitte seda neid programme, kus siis ma olen suga kunagi rääkinud ka, et kui sa oled ikkagi trauma keskkonnas sündinud, on 9 kuud olnud emal kõhust, toitunud läbi nabanööri, trauma siis olukorda, me ei tea ju, kus kohas su ema on olnud sel ajal, kui sa olid kõhus või et millises keskkonnas sa nagu sündisid, kui sul vanemad seda ei räägi, siis see ikkagi jääb su keharaku tasemele ja siis lõpuks saab see trauma ja raskused sulle mugavaks ja sa tunned ennast seal kodus. Ja siis, kui tuleb kergus, tuleb finantsiline vabadus, tuleb lihtsalt vabadus kõike teha, siis sa valid ikkagi selle raskuse, sest et see on harjumus. See on harjumus, jah. Sa oled harjunud traumaga või hästi palju lapsi, kes tulevad militaarperedest, kus on see kord ja kõik on detailne, siis vanemaks saades lasta lõdvaks on see väga keeruline, sest see ei ole neile nagu tuttav. Väga tähtis on ikkagi see kodune kasvatus ja see, kus sa tuled. Moona, meie saade on Kindel mees, siis meil käivad ka naised, on tugevamad vahest kui mehed, multitalentid ja tugevad karakterid. Kes sinu jaoks on täna kindel mees? Samamoodi kindel mees on see, kes julgeb enda sisse vaadata. Ta julgeb seista, väljendada selle eest, mis tas on. Ja loomulikult siia juurde käib ka see, et julgeb oma vigu tunnistada. See on kindel mees. Et naise jaoks minu meelest ei ole mitte midagi atraktiivsemat kui see mees, kes paneb ta paika, kui naine eksib. Et mina ei soovi meest, kes kõiges minuga nõustub ja see tekitab mulle ebaturvalisust. Et ei saa olla, et mul on kõiges õigus. Mul on vaja, et ma näen, et minu kõrval mees mõtleb iseseisvalt ja seisab oma seisukohtade eest ja väljendab oma maailmavaadet. Isegi kui see lõppkokkuvõttes tuleb välja, et okei, ikkagi minu versioon tundus meile mõlemale parem variant. Et siis ikkagi see selline koos loojaks olemine. Et see koos nagu ühisloojaks olemine, see nõuab, et ta teab, kes tema ise on ja sellena toob ennast ruumi, maailma, loomingusse. See on ikka väga tähtis mehena, et olla aus ja väljendada ausast kohast ja mitte ka valetada. Et ma toon ühe loo meie tuttavast ja lähedast inimesest. Ma olen talt seda varem küsinud, kas ma võin selle saatesse tuua. Et ma põrgataks sinuga veel seda. Meil on sinuga lähedased inimesed, siis üks naisterahvas ja meesterahvas. Ja neil tuli elus praegu üks raskem selline hetk, kuna mees tunnistas naisele, et ta on talle valetanud. Pisivaled. Kui nad kõndisid käest kinni ja see meesterahvas vaatas teist naist ja naine käe kõrval küsis, et kas sa vaatasid teda? Ta ütles, et ei. Ja sellised pisivaled, kus ta küsis talt midagi ja ta valetas. Tegelikult on tegemist väga teadliku ja väga siira, suure südamaga mehega. Ja mingi hetk ta ei suutnud endaga elada. Ta tundis, ta on käitunud valesti ja ta rääkis sellele naisele, et ma olen sulle valetanud. Ja mida ta kõige rohkem taipas seal oli see, et ta alandab naise intutsiooni.
ja sealt minu arust need stressis ja katust sõitvad naised tulevadki, kui naine küsib sult, kas sa kirjutasid kellega praegu või kas sa tegid, kas sa oled midagi tegemata jätnud või hoopis tegid või kas sa vaatasid kedagi, siis iga kord, kui naine küsib sult, siis ta küsib sult intuitsioonist. Iga kord, kui sa ütled ei, või karjud mehena vastu, sul katus sõidab, mida sa endale ette kujutad, mis sul viga on, võta ravimeid ja nii, kuidas meestel meeldib ebateadlikult käituda, on ju, siis see lõhub tohutult naise intuitsiooni. Naine ei suuda enam olla keskmes või leida seda orientatsiooni, mis siis on õige ja mis siis on vale, kuna kui ma ju näen, ma kuulen ja intuitsioon ütleb ja siis mind surutakse maha. Et kuidas sa näed seda olukorda, et kuidas mehed saaks toetada ja tõsta oma naise intuitsioonist, et kui sa lükkad naise keskmest välja ja tekitad talle ebakõla oma intuitsiooniga, siis sealt tulevadki ju katust sõitvad naised või saan aru, mis sa mõtled, jah. Noh, kindlasti alati ei ole, naised ei küsi alati intuitsioonist, on ju, aga kui see tuleb intuitsioonist ja mees selle tagasi lükkab või vähendab seda, siis jah, naine seab kahtluse alla enda selle sisetunde, mis on mõnes olukorras võib olla elupäästev. Ja selle koha pealt üks osa on muidugi naisel endal teha piisavalt tööd, et isegi kui ma nüüd tean, mu intuitsioon ütleb, et ta vaatas või et ta kirjutab, siis alati ei ole minu koht sekkuda, vaid ma tean, et see on tema õppetund ja mina jälgin, mis minus toimub samal protsessi ajal. Aga kuidas mehed saavad toetada, loomulikult see siirus ja ausus, et võib ka ju olla selliselt avaneva vestlusena see, et aga miks sa küsid, et kuidas sa tunned või mul endal oli just üks olukord, kus metsa vahel teed on väga jäiselt libedad teatud ilmaoludel, kui see sula tekib ja ma tundsin ennast väga ebamugavalt autos ja ma ütlesin oma mehele, et palun sõida aeglasemalt. Ja selles olukorras on see sama koht, kus siin võib olla minu hirm, sest ma olen nagu kraavi ennem sealt sõitnud, täpselt samade libedate teede pärast. Ja kas on nüüd minu hirm või see intuitsioon, mis ütleb, et kui me järgmises kurvis selle kiirusega jätkame või sa aeglasemalt ei sõida, siis me tegelikult sõidaksime välja. Ja siin on nüüd see koht, kus mees saab küsida, et kas sa tunned nagu ebaturvaliselt ennast või kas sa vajad nagu kinnitust, et ma tajun autot võib-olla hästi, mingigi selline dialoog, sest kui mees ütleb näiteks, et kuule, mina olen roolis, ma tean, et autoga on kõik hästi ja me ei sõida mitte kuhugi välja, et rahune maha, siis jääb naine selle endases oleva sisekonfliktiga üksi. Et üks asi on, kas see on mu intuitsioon, teine asi mu hirm on ju, isegi siis võiks olla see, et mees ütleb, et sa tunned ebaturvaliselt, et okei, kuigi auto on mul täiesti kontrolli all ja ma tunnen, et meil on nagu paras kiirus, ma vähendan selleks, et sa tunneks ennast turvaliselt. Et sellised avatud vestlused, suhelge omavahel sellest teemast. Et seesama naine ei küsi võib-olla seal neid tekstimise või neid kirjutamise sõnumeid ka niisama, võib-olla on seal armukadetus, võib-olla on seal midagi, mida rääkida lahti lihtsalt. Täiesti nõus. Moona, kui keegi soovib seda mängu tellida, soovib sinuga teraapiaruumis või nõustamisruumis mõtteid vahetada, kus täna sinu kohta leiab infot ja sinu toodete? Korrutusmängu leiate korrutusmäng.ee, aga minuga saate ühendust moona.ee. Moona, ma olen siiralt tänulik, et sa tulid Kindel meie saatesse. Sa oled mu elus mänginud väga suurt rolli ja jälle üks peatükk meil juures, mis on siis videosalvestusel mälestuseks meile tulevikus. Saame jälle vaadata, kus me olime oma teadlikkusega ja kus me oleme jõudnud. Et siiralt tänud sulle. Aitäh sulle ka. Ja kõigile pealtvaatajatele ja kuulajatele, mis me võtame täna saates kaasa? Kui sa oled meesterahvas või naisterahvas, sa oled vaba ja üks lugu on seal taga, et sul on kõrged standardid, siis kuula korra seda saadet veel. Ja mida Moona tahtis öelda, sa ei ole valinud armastust, sa valid tingimused. Ja see, et sa oled vaba, ei ole sellepärast, et sul on kõrged standardid, vaid sul on tingimused.
ma usun, et igaüks meist elus võiks anda võimaluse ükskord armastusele. Valida lõpuni välja armastuse. Armastada, hoida oma armastatud kõrgemas minas, hoida oma suhet kõrgemas minas. Ja ei tee paha vahest võidelda lõpuni sellest, mis ma olen valinud. Suur aitäh teile, super ägedat aastat 2025. Näeme jälle. Ciao. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes.